Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma, tere tulemast Aravete kardirajale, kus sai teoks Eesti meistrivõistluste otsustav 7. etapp. Ja olgu kohe öeldud, et nii põnevaid finaale kui Aravetel ja seda kõikides klassides pole ammu nähtud. No on olnud väga vahva hooaeg. On olnud üllatavalt pikad stardirivid, väga tihe konkurents. Enamikes klassides on kuni viimase etapini tiitel lahti, nii et see on parim, mis me jaoks olla saab. Lisaks on tegemist ajaloolise aastaga, kus me oleme Eesti meistrivõistlust korraldanud 6 erineval rajal ja kahtlemata see on kõik olnud minu arvates suurepärane. Mikroklassis üritas poistele tuule alla teha Meril Peldes, kes näitas kogu nädalalõpu head kiirust ja pääses finaali mõlema eelsõidu esikohaga. Kogu sõidu jooksul püsisid vaid 1 sekundi sees koguni 4 sõitjat ja tempot tegi Robin Kalam, kes kordagi ei vääratunud ja võttiski etapivõidu. Suht raske oli Merilist mööda saada ja lõpuks tuligi mööda mul. Lõpuks tuligi hoog sisse mul kardile. Aga Meril üritas ikka väga kõvasti. Jaa. Samas sekundis oli truudulise lipu all veel Andrei Borodin, Meril Peldes ja talendid rajalisarja võitja Damir Mingasov. Aga just sellisest lõppseisust Damirile piisas, et talle endalegi suureks üllatuseks võtta Eesti meistrivõistluste kuldmedal. Vaid 5 punkti vähem kogus Meril Peldes, pronks kuulus Tõnis Toomingale. Etapi võitja Robin Kalam leppis 4. kohaga, üldvõitja Damir oli aga üliõnnelik. Ma lihtsalt harjutan väga palju ja ma proovin teha seda. Ja mulle meeldib see. Ja võistlejad olid väga head ja kiired ja oli väga raske võidelda, aga nad on ka tublid väga. Klass mini stardirivi oli pikk ja esireast alustasid eelsõitjate võitjad Karmen Graab ja Mart Dubnitski. Finaalis oli rajal koguni 6 tüdrukut, neist kiirem Karmen Graab oli väga lähedal etapivõidule, aga lõpuks suruti ta ikkagi 3. Sealjuures oli esikolmik vaid poole sekundi sees. Võitja Ruben Volt on ühtlasi ka Eesti meister, Joosep Plankeni ja Mart Dubnitski, järel oli 4. Karmen Graab. Väge võitlus oli esikoha peale eriti. Minu meelest ka neid kordi ei jõudnudki ära lugeda, kui liider vahetus. Ja. Ja räägi, kuidas see viimane rünnak sul nii täpselt välja tuli? Nad hakkasid tagasirge peal, hakkasid 11 nagu suruma, siis ma sain sisse minna ja siis tänu sellele saingi. Karmen, poistega ikka väga äge võitlus. Kuidas ise tundsid ennast? Enam-vähem. Oleks tahtnud ikka võita, aga olen rahul. X30 klassis oli selle hooaja valitseja juuniorklassi sõitja Rimmo Kadapik, kes on väga häid sõite teinud ka väljaspool Eestit. Üsna kiiresti eraldus pikast rivist nelik, kes ülejäänutega selge vahe sisse sõitis. Sealjuures oli üllatav, et kiirema ringi tegi hoopis 9. koha saanud Patrik Enok. Seeniorklass jäi noorematele kiiruse poolest alla, aga selle klassi liider Robin Särg sõitis finaali 2. ringi aja. Finišis oli juunioride esikolmik Rimmo Kadapik, kes on ka ühtlasi Eesti meister, 2. Ken Algre, 3. Jan Kalmet. Meistrivõistlust arvates vahetasid 2 viimast omavahel kohad. Ja esimesed ringid poisid hoidsid siin ikka pinge all? No esimesed ringid olid päris järgi oli käin, aga lõpupoole hakkasid õnneks pusima ja ma sain suure vahe sisse, siis ma võtsin juba üpris rahulikult. Mis sa kogu hooaja kohta ütled, et tulla nüüd viimane etapp, võtta juba Eesti meistrina, et mis kokkuvõtteks ütled? Väga hea hooaeg oli, et tulime Eesti meistriks, Soome meistriks, Euroopas ja seal ei läinud kõige paremini just, aga maailmukad on veel ees. Just, sul on selle hooaja kõige tähtsam võistlus ees? Jah. See on Prantsusmaal? Ja ma üritan seal suhteliselt hea tulemused, eelmine aasta läks päris tuksi seal. Mis on suhteliselt hea tulemus? No kindlasti finaalis olla ja top 10. Seeniorklassi sõitu juhtinud Robin Särg tegi vea viimasel ringil ja nii lipsas mööda Artur Kaal, kes sai elu esimese etapivõidu Särje ja Mattias Vahteli ees.
Viimane etapp ja võita esimene võit sellel hooajal, mis sa ütled selle kohta? ei no parim võidusõit minu karjääris. jah. No, kuidas sa ära tabasid? Robin Särg oli ju päris kindlalt juba sõitu võitmas. ei no ei andnud alla ja lihtsalt püüdsin endast parim anda ja see tuli välja. Oled rahul? Olen. Üldvõitja Siim Leedmaa Aravetel ei startinud, karikavõistluste arvestuses oli teine Mattias Vahtel ja kolmas Andreas Lootus. Rotaksklasside ühises stardis valitses eelsõitja Ragnar Veerus. Finaalis oli aga teistest mäekõrguselt üle Rotaks maksisõitja Kairo Kivi. Teisena lõpetanud Marcel Peldes pidas ägeda lahingu Ragnar Veerusega ning väljus sellest võitjana. Kolmas oli Christopher Lilleorg. Veerus suruti koguni 4. Sõidu algusosa pakkus põnevust. Ütleme, et tegelikult ma ei tea, ma ei ole aegu vaadanud, mul nagu terve nädalavahetused päris hoogu pole olnud, aga seekord läks õnneks ja joppas. No lõpuks see oli juba pingevaba sõit või? Ja lõpuks ma jälgisin viimased 4 ringi pea paremal, pea vasakul, mis seal toimub, lihtsalt, et endal huvitav oleks. Jäid hooajaga rahule? Niivõrd-kuivõrd, oleks tahtnud kõiki võistlusi kaasa sõita. Esiteks kaatset klassis, sest see on nagu äge ja aga kahjuks tekkisid rahalised probleemid ja ei olnud võimalik enam jätkata nii nagu vanasti. Aga jääd kardi juurde? Ja ikka, kas mehaanikuna sõitjana väga pikalt, ma arvan. Mis sa ütled täna sõidu kohta? Ma ei tea, päris tarkad otsustega inimesed on siin. Nii et Ragnar püüdis sul sõitu nagu öeldakse rajalt kõrvale viia, jah? Võibki nii öelda, midagi muud, aga ei saagi öelda selle kohta. Aga jäid ikka rajale? No korra rajalt välja ja siis uuesti rajale. Juniorklassi arvestuses oli kindel võitja Karl Sei. Tulime siia trenni tegema. Saime Nordicul pileti ja nüüd lähme siis maailmameistrivõistlustele. TD2 ja Mastersklassis olid senised hooajavõidud läinud lätlastele. Aravete on aga Ragnar Veerusele praktiliselt kodurada ning juba eelsõitudes oli ta kindel peremees. Finaal pakkus põnevust stardis ja siingi kavaldas Veerus 3 lätlast üle. Edasine oli juba rohkem vormistamise küsimus. Ragnarile kiirem ring ja ülekaalukas võit. Ragnar, päris üllatav oli sinu start, et võtsid hoopis väliskurvi stardi. Vaatasin, et päris hea lähe oli ja siis ei olnudki vaja katma minna ja saigi kohe hästi ära. Ja tabasid väga hästi ära. Just täpselt. Ja siis probleeme enam rohkem ei olnud. Edasi oli lihtsalt vaja tempot hoida ja taga läks juba väga kähku puselemiseks ja sai eest ära ilusti. Mis sa kogu hooaja kohta ütled? Seiklusrikas, aga kokkuvõttes, et viimasel etapil juba suuta tulla niimoodi panna kinni, et see oli väga hea tunne. Ega see üksinda kogu Läti jõugu vasta, see ei olnud kerge, eks ole, aga tulid toime. Ainuke eestlasena jah, aga ei, tuli välja nagu tuleb välja. Paremuselt järgmine eestlane Erich Küün oli 5. Mastersritel said kaksikuid lätlased, 3. oli Elvis Väinsaar. Etapivõit tegi Ragnar Veerusest ühtlasi Eesti karikavõitja. Seda vaid punktilise eduga lätlasema kuusid sees. 3. oli Kedon Lott. Maastersi võitjakarikas läks Lätimaale. Teine oli Priit Sei, kes mängis oma head võidujõumalused ise maha. Ja lõpetuseks kogu võistluse maiuspala kaatset 2 klassi finaal. Juba eelsõitudes mingit kompromisse ei tehtud, väga kiired olid soomlased ja äsja maailma meistrivõistluste eelsõiduvõidu saanud Kaspar Kallasmaa. Veidi vanema tehnikaga oli rajal alati kiire Sten Piirimägi. Ja leiaks sellist samasugust konkurentsi, me peaksime minema vist nõukogude aega tagasi, eks ole. Aga rahvusvaheliselt kahtlemata on erakordselt kõva tase. Siin võistlevad ka need poisid, kes olid nädal tagasi MM-il stardis. Kaspar Kallasmaa tegi ajalugu, võitis esimese eelsõidu võidu MM-il kaatset 2 klassis. Samamoodi on siin võistlemas Henri Kokku, kes on peafavoriit Eesti meistritiitlile soomlane, kes oli kaatset 1, samamoodi äärmiselt kiire, nii et tase on väga kõva. Siis on meil selles klassis veel Sten Piirimägi. Just, Sten Piirimägi tuli kaarti segama ja vaatame, kuidas täna läheb, et igal juhul ta on ka löögijoos ja väga kiire. Esireast alustasid meistrivõistluste liider Henri Kokko ja Sten Piirimägi. Kaspar Kallasmaal 1 eelsõit ebaõnnestus ja nii oli ta Georg Krissi kõrval alles 4. reas. Stardis olid väga teravad Kaspar Korjus ja kiire lätlane Maris Lapins. Kogenud Henri Kokot see aga ei seganud. Apteekri täpsusega lihvis ta ringe ja tegelikult kontrollis sõitu kõik 25 ringi. Korraks pääses ette ka Sten Piirimägi, aga uuema tehnikaga sõitnud soomlasel ei olnud mingit pinget temast mööda sõita ja 0,3 sekundise eduga ka finaalis esikoht võtta. Kyllä tämä hieno saavutus ja kovia kilpailuita oli ja aika tiukkaa oli ihan loppuun asti näistä kisoista ja nyt on tyytyväinen fiilis. Niin, että olet tyytyväinen koko kerrasta?
Joo, eka kisa oli vähän huono, mutta sen jälkeen on ollut ihan kaikki onnistunut hyvin. Ja tänään oli Stenin kanssa kova taistelu. Joo, Steni pääsi yllättää vielä tuohon Sikaniin, mutta sitten pääsin heti kuittaan ja sitten pidin huolen, että ei tule toista mahdollisuutta. Kiirema ringitegijäga hoopis kolmandale koha saanud Soome neiu Kaisa Eeristö. Neljandaks tõusis Kaspar Kallasmaa, temale teine ringiaeg. Sten Piirimägi pidi tunnistama, et teine koht oli seekord maksimum. Kahju, et meie tehnika võib-olla ei ole kõige uuem, see annab natuke tunda, et sõidu poolest ma tundsin, et ma oleks võinud võita, aga samas ma ei saa nagu üle ka mõelda, et me jõudsime põhimõtteliselt täna hommikul jälle. Ma tulin jälle fannima ja mul oli väga lõbus. No 10 ringi ennem lõppu said ikka soomlasest mööda ka. Korraks sain jah, aga ta sai kõvasti parema kiirenduse siis sellest teisest testist ja teisest tessi osast. Ja ma ei tea, ma ei hakanud seal väga mingi kaklema ka, ei ole ju mõtet paar ringi enne finaali lõppu veel katkestada ka, et kas olla. No see on sul üks mingi lakmuspaber praegu, mis on Eesti meistrivõistluste tase ja mis on Euroopa tase praegu? Kui päris aus olla, siis kui üldse meil palju sõitjaid käiks nüüd Euroopas, siis tegelikult tulemus tehakse. Või oleks võimalik teha. Kahjuks lihtsalt kellel jääb kooli taha, töö taha, kellel jääb võimaluste taha, ei saa väga käia Euroopas, aga meie poistel nagu hoogu on, tahet on. Ma ei näe nagu mingit probleemi. Kui aeg on, sõidad ise karti edasi? Ja, ma pean nüüd välja mõtlema, mis meil järgmise aasta plaanid on. Kahjuks on ikkagi elus vaja ka natuke tööd teha. Et ma püüan nagu selle nimel palju vaeva näha. Kogu hooaja stabiilselt sõitnud Henri Kokko oli ühtlasi ka Eesti meister. Hõbeda sai noorim finalist Georg Kõss ja pronksi Kaisa Eeristö. Eesti meistrivõistluste 2 järgmist eestlast olid Kaspar Korjus ja Jakob Oja. Kardihooajale on joon alla tõmmatud, aga võistlushooaeg veel jätkub ja plaane on ka uueks hooajaks. Selle aastaga, kui ma vaatan neid sõitjaid ja poisse, siis kõige väiksemad on väga tubli arengu. Et kogu selline üleüldine võidusõidukultuur minust on meil ka teinud iga aastaga jälle väikse sammuks ülesse poole, et kuidas poisid sõidavad rajal, kuidas mehaanikud, kuidas tiimid kõik käitavad, et see on nagu väga meeldiv. Ja tore on see, et Eesti kaardisportlaste teod on jõudnud Eestist väljapoole. Jah, kahtlemata, et Paul Arani Euroopa meistriliitel on ajalooline ja nädala pärast toimuvad maailmameistrivõistlused Rootsis, et loodame ka sealt siis suurepärast tulemust.